meil on täna eriepisood, teist korda elus on meil saates külaline. See on eriline päev, sest et tavaliselt meil ei satu külalisi. Jah, meil ei satu külalisi, aga põhjus on tegelikult ikkagi tõsine, et muidu võime siin nüüd ihihi ja ahaha nalja ja pulli teha, aga tegelikult vahepeal satuvad ka ju meile tõsisemad teemad, mistõttu me otsustasime ühe episoodi pühendada lähisuhtevägivallale. Ja loodame, et siis, kui me täna selle episoodi teeme, et kui kellelgi tunneb siin kirjast ennast ära või on sellises olukorras, kus ta tunneb, et ta ei saa välja, siis teab, et saab välja ja on võimalusi selleks. Ja külaliseks on meil siis Kersti Kaljulaidi fondist. Tere, mina olen Hanna-Liisa Uusmaa ja minu igapäevane töö on tõesti president Kaljulaidi fondis, kus ma vean eest lähisuhtevägivalla ennetuse suunda ja varasemalt minu igapäevatöö oli ohvriabis, kus ma töötasin 6-7 aastat eluohtlike lähisuhtevägivalla juhtumitega, et tollase töö eesmärk oli siis see, et Eestis ei oleks mitte ühtegi inimest, kes saab surma või kaotab oma elu läbi lähedase käe, aga jah, paraku seda Eestis juhtub, et viimase 15 aasta jooksul on Eestis tapetud lähisuhtevägivallas üle 100 inimese. Täiesti jõud, ma isegi ei teadnud, et see number nii suur on. Et no ma teadsin kindlasti, et lähisuhtevägivald on kahjuks väga levinud, aga et päris surmadeni. No sellest vist nii palju ei räägita, mul on siuke tunne. Jah, et lähisuhtevägivallast on oluline üldse palju rohkem rääkida, et ilmselt seda tehakse ka, sellest kõneleb ka ju see, et teie episoodi pühendate sellele teemale, aga jah, et üldiselt president Kaljulaidi fondis üks meie töö eesmärk ongi ka see, et lähisuhtevägivalla teemast räägitaks rohkem, sest statistika kõneleb nõnda, et 41% Eesti naistest on paari suhtes lähisuhtevägivalda kogenud, ka tegelikult 33% Eesti meestest ütleb seda, kui me siia nüüd liidame juurde ka kõik lapsed, kes on siis pealtnägijatena või otseselt füüsiliselt lähisuhtevägivalda kogenud, ka kogu selle lähisuhtevägivalda, mis puudutab, ma ei tea, eakate, vanemate, täiskasvanud laste vahelist, vendade, õdede vahelist vägivalda, siis tõesti julgelt üle poole Eesti inimestest on selle vägivallaga kokku puutunud ja kaudselt puudutab see meid kõiki, kas siis kõrvalseisjatena, lähedastena. Ja siis on oma ette kummaline, miks me sellel teemal ikka veel nii vähe räägime, miks me nii vähe sekkume sõprade ja lähedastena, miks Eesti inimesed otsivad nii vähe abi, et tõesti Eesti inimesed otsivad väga vähe abi. Minu enda raamatu pealkiri on Iga teine lugu ja see sündiski sellest, et ma hakkasin guugeldama, et kui palju inimesi puutub siis kokku lähisuhtevägivallaga, ma jõudsingi samale numbrile, et umbes pooled, mistõttu ma paningi siukse pealkirja, sest et ma rääkisin sinuga, kui ma saatsin talle see raamatu lugeda, siis ta ütles, et ühest küljest see on nagu nii ette aimatav, mis siin raamatus hakkab juhtuma, aga siis ma ütlesin, et aga see ongi. See tegelikult need mustrid on suhteliselt alati samad, kui me räägime vägivaldsetest meestest, on ju. Aga nagu sa ütled, vägivald võib ka olla vanemate poolt ja oma õdede vendade poolt, et selle peale ma isegi polnud mõelnud, et see võib ka olla variant. Ja. Et no nüüd meil tuligi, me tegime üleskutse, et palusime siis inimestel kirjutada. Neid kirju tuli tegelikult sadu või no ütleme, ikka palju. Väga palju ja me siin, või Mallu tegelikult valis mingid kirjad välja ja me siis hakkaksime neid lugema ja et me ise võib-olla ei oskaks ise, miks me ei ole nagu võib-olla seda eriepisoodi kahekesi teinud, et me ei ole nii asjatundjad või ei ole võib-olla nii palju kokku puutunud, et anda võib-olla adekvaatset tagasisidet nende kirjade kohta, nii et siis meil on täna sina. Sest ma ise mõtlesin ka, et ühest küljest seda raamatut kirjutada oli ka, et vahepeal mõtlesin, et kas ma olen nagu õige inimese kirjutama, et ma ei ole kokku puutunud otseselt siukse vägivallaga, aga mulle paratamatult ka inimesed väga palju jagavad oma lugusid, mitte ainult siin meie salajuttude podcastil, vaid ka mulle isiklikult inimesed kirjutavad. Ja siis mul hakkaski tekkima see tunne, et oh my god, et need lood on nii
sarnased, muidugi siin on omad mingid aspektid ja sellest siis see raamat nagu kokku pandigi, et seal on, ma arvan, julgelt 100 naise erinevad lood, mis on kokku põimitud siis üheks. Moodustavad sarnase mustri. Võib-olla, sa ütlesid, et sa ei ole lähisuhtevägivallaga kokku puutunud, olles ise selle teema juures nüüd ligi 10 aastat kokku olnud, et siis ma julgeks uskuda, et iga Eesti inimene on tõesti kokku puutunud. Jah, ma mõtlen nagu selle külje pealt, ma ei ole rusikaga peksa saanud, ma olen kindlasti vaimset vägivalda kogenud, ma arvan, et seda on võib-olla tõesti väga paljud kahjuks kogenud. Aga võib-olla alguses olekski ma ei tea, kuidagi edasiviiv või mõistlik korraks läbi rääkida see, et mis see lähisuhtevägivald üldse on. Sest hästi tihti neid vestlusi alustades ükskõik kellega, et president Kaljulaidi fondis me ka puutume hästi erinevat tüüpi osapooltega kokku nendel teemadel rääkides. Ja inimeste jaoks ei ole päris selge, mida lähisuhtevägivald tähendab ja tihtipeale seda seostatakse just täpselt sellise füüsilise vägivallaga, mida on kõige lihtsam märgata, defineerida, ise võib-olla sõnastada osata, kui sa oled kahjuks pidanud sellega kokku puutuma ja väga paljud inimesed on, aga lähisuhtevägivald on tegelikult midagi palju-palju laiemalt ja me räägime nendest teistest lähisuhtevägivalla liikidest füüsilise vägivalla kõrval liiga vähe, mis tähendab seda, et inimesed ei oska neid märke nii-öelda lugeda, pisendavad, kardavad sekkuda, et selles mõttes oleks minu arvates hästi oluline praegu see nii-öelda selgeks rääkida ja võib-olla mõni kuulaja, ma olen kindel, et tunneb need punased lipukesed ka ära, et lisaks füüsilisele vägivallale on hästi oluline rääkida vaimsest vägivallast. Vahel räägitakse sellest kui psühholoogilisest vägivallast ja see on siis igasugune tegu või käitumine, mis sind paneb tundma valu, hirmu, alandust, tardumist, vahel ka sellises hirmuseisundis ei ole inimene võimeline ennast liigutama, väljendama ja see võib olla tõesti puhtalt vaimne. Ohvriabitöös on ette tulnud ka olukordi, kus puhtalt vaimse terrori tulemusena võib inimene muutuda suitsiidseks, eralduda ühiskonnast ja nii edasi. Siis me saame rääkida veel majanduslikust vägivallast. Tänapäeval on see väga aktuaalne, kus siis teist poolt nii-öelda isoleeritakse läbi siis majanduslike vahendite, ma ei tea, palgad hakkavad jooksma vägivalda kasutava inimese kontole, soositakse seda, et see kannatanu ei käi enam tööl, peab esitama tšekk, kodulaenud võetakse nõnda, et kannatanu nii-öelda võib ilma jääda oma kodust, et inimene täiesti isoleeritakse. Ja seda finantsvägivalda on tegelikult meie kirjades ka läbi tulnud, et ma ei saa ära minna, sest mul ei ole mitte midagi. Et ma olen lastega kodus, ma pole tööl käinud jammu. Ja et mees annab mulle selle taskuraha, mis kui annavad. Ja alguses mehed on mingi, ei, sa ei peagi tööle minema. See tundub pigem romantiline. Jah, muidugi. Aga jah, et tegelikult see võtab inimeselt selged võimalused nii-öelda iseseisvaks saada sellest vägivaldsest suhtest ja see tõesti on üks peamisi põhjuseid, miks vägivalla all kannatavatel naistel on keeruline kodust lahkuda ja tegelikult on ju ka meessoost ohvreid. Ja siis on väga oluline rääkida seksuaalvägivallast, mis on Eestis ülimalt tabu, väidetavalt on kogenud väga suur hulk Eesti inimesi midagi sellist oma kehaga lähedase poolt tavaliselt, mida ta poleks iial soovinud, mis jätab elukestva trauma. Päris valus on seksuaalvägivalla puhul just see teadmine, et seda panevad toime tavalised lähedased, kohtingupartnerid, pereliikmed ja nii edasi. Lastemaja, mis on siis seksuaalselt väärkoheldud laste abistamise keskus, nende kodulehelt võib lugeda sellist ikkagi nagu laastavat tunnet tekitavat fakti, et lausa võib-olla isegi 30% Eesti lastest on kogenud seksuaalvägivalda. Need on inimesed, kes kasvavad suureks, kes on meie ümber täiskasvanutena ja pole tegelikult abi saanud, sest oletatavalt jõuab seksuaalvägivalla ohvritest vaid 2% abisüsteemi. Minu küsimus on hoopis see, et kui sa sellega nii palju tegeled, kas sa oled kursis, miks siis Eesti Vabariigis need karistused on nii naeruväärselt väiksed? Et see on ju ebanormaalne tegelikult, et mingisugused pedofiilid ja laste ja naiste peksjad ja vägistajad saavad vähem vanglakaristust kui keegi, kellel on kott narkootikume või mingi kanepit kuskil kodus.
Jah, see on väga oluline küsimus, et kindlasti me peame neid seaduseid üle vaatama ja seda ka tehakse, et praegu on Eestis käimas siis nõusoleku seaduse debatt, ma arvan, et hästi paljud kuulajad on ka seda märganud ajakirjanduses, et Eesti on siis üle minemas nõusoleku seadusele, mis tähendab seda, et igasuguse vahekorra puhul peab olema mõlemad osapooled veendunud, et nad soovivad seda ja vaikimine ei ole nõusolek, vaid sa pead olema veendunud, et su kaaslane soovib seda, mida sina ja see aluspõhimõte ongi see, et see nõusolek ongi, ma ei tea, elementaarne, seksikas ja nii edasi, et see peab olema nagu uus kultuurinorm ja samas võib arvata, et enamik Eesti inimestest ongi nõusoleku põhiselt koos, aga kahjuks on liiga palju ka neid, kes ei ole ja teevad sellega väga palju kurja ja just järgmisel nädalal ongi see arutelu Riigikogus ka. Ja tegelikult väga paljudes muudes küsimustes samuti see seaduse kuidas ma ütlen, tugevuse küsimus või see vastus nagu õigusruumi poolt ju võiks olla tugevam, aga samas jällegi nii paljude teiste riikide kogemus näitab meile seda, et sellest seadusest õhtu lõpuks võib-olla ei olegi niivõrd palju kasu kui sellest, et meie näiteks kõrvalseisjatena, kodanikena paneks tähele, mis meie kõrval toimub, kuidas on meie sõprade lähisuhted, millist elu elavad meie vennad ja õed, meie muud lähedased ja kolleegid. Aga samas kaasa aitaks ju küll see, et ma võin tähele panna, aga kui see inimene karistada ei saa, mina olen ise arvamusel, et meie maailma juhivad nagu nii mingid perverdid ja laste pilastajad, sellepärast need karistused nii väiksed ongi. Et see ise, minu igapäev, ma järjest rohkem tahaks kutsuda üles vaatama igal ühel, kes on kriitiline politseiniku, ohvriabitöötaja või õigusruumi suhtes, mille suhtes tulebki olla kriitiline, ikkagi otsa vaatama ka endale ja mõtlema läbi seda, mida mina olen ära teinud, et mõni minu lähedastest jõuaks abini ja ma arvan, suurem probleem Eestis on see, et kõik need kõrvalseisjad vaikivad ja kui meil oleks nii-öelda selline ühiskondlik sanktsioon nende inimeste suhtes, me ei istuks endaga koos saunalaval ja ajaks äriasju, siis ma arvan, oleks olukord hästi palju teistsugune, sest kohtusaali jõuab väga vähe inimesi. Ja ma arvan, et naised tegelikult teevad seda rohkem, sest et kui mina naisena kuulen, et mingi vend on olnud vägivald midagi, vaata, ma ju tahtsin endale seda vannitoa remondimeest kutsuda, ta naine kirjutas meile podcasti, et ta on vägivaldne, ma ei vastanud talle enam kunagi, ma olen nagu ei taha, ja tegelikult on ka see, et nagu mis meie kirjadest teile tuleb, et tegelikult paljud oskavad ka seda varjata, mis seal kodus toimub, et ongi, et mees tundub kõrvalt ideaalne, kõik vaatavad nagu super, ma ei räägi oma sõpradele ka, siis ma tunnen häbi, kuigi nagu vale häbi, sest sina ei ole süüdi selles, et sul on vägivaldne inimene kõrval, aga sul tekib see vale häbi ja siis paljud ei teagi seda, aga jah, et kui tuleb avalikuks, et keegi on, et siis ei ole see, et läheb paar aastat mööda, aga ta oli hea laulja, võtame ta bändi tagasi või teeme taga et nagu, et see lõppeks ära. Kes see jäppe oli, see pedofiil? Venno Loosaar. Jaa. Käib rahulikult õhtut juhtimas ja teda palgatakse. Minu meelest see on täiesti absurd ju. Inimene on kohtu poolt süüdi mõistetud ja keegi ütleb, ärme seda vana asja meenuta, see silm peast välja. See on debiilne. Et tõesti ühiskonnana natukene rohkem võiks nagu siinkohal midagi teha. Ja ühiskonnana nagu eeskätt igaüks võiks läbi mõelda, et mida mina olen ise teinud, et tõesti kohtusaali jõuab kohutavalt vähe inimesi erinevatel põhjustel ja tegelikult on mõned uuringud, mis on välja toonud ka seda ohvri uuringut nii-öelda teadusartiklid, mis räägivad sellest, et ohver ise nimetab enda jaoks mõnda sellist turvalist kõrvalseisjat tegelikult selleks võtmeisikuks, erinevalt siis võib-olla mõnest spetsialistist või kohtunikust, mis avab talle selle võimaluse sellest suhtest tegelikult tasapisi välja tulema hakata. Et jah, spetsialistid, õigusruum on üks võimalus ja see peab olema nagu järjest parem ja nii edasi, aga et ikkagi see nagu hoolivate, lähedaste, sõprade olemasolu, et me oskaks märgata, et me julgeks märgata, ma olen olnud ise selles olukorras, kus on väga ebamugav sekkuda hoolimata minu suhteliselt suurest teadmiste ja kogemuste pagasist,
aga need lood on ju meie isiklikes eludes igal pool ümber ja see on kohutavalt keeruline, kuidas sekkuda, aga kuniks see vaikimise müür nii-öelda püsib ja ma julgeks öelda, et Eestis on see vaikimine pigem moes nendel teemadel, siis midagi ei muutu ja seadusest pole ka kasu. Aga lähme kirjade kallale ja vaatame, mis meil siit siis välja koorub. Ma loen esimese kirja ette, see oli minu meelest ikka väga, väga jube lugu. Tere, tugevad naised! Aitäh, et teete sellise teemaga saadet. Tahaks, et ka see lugu jõuaks õpetuseks ja julgustuseks raskes olukorras olevate peredeni. Minu perelugu algab väga ammu, ajast, mil vägivald oli osa igapäevaelust ning lapsed pidasid seda normaalsuseks. Minu ema kasvas peres, kus isa peksis ema rängalt. Põhjuseid polnud vaja. Ta lõi, sest tahtis. Ta karistas ema nii, et ta kehal polnud enam näha ühtegi tervet nahavärvi kohta. Ta oli üks suur verevalum. Alandamine ei piirdunud sellega. Lõpuks valas ta ema solgiämbriga üle. Veel hullem on see, et ta sundis väiksemaid lapsi, 5- ja 7-aastased õde ja venda, ema jalaga lööma, kuni naine enam ei liikunud. Peres oli 4 last, kõige pisem vaid 8-kuune, vanim 13-aastane. Kas lapsed mõistsid, et ema oli selleks hetkeks surnud, ei tea. Kuid nad pidid seda pealt nägema ja see trauma on kandunud suguvõsast põlvkonniti edasi. Samal õhtul läks isa kõrtsi koos kõige vanema tütrega. Nad istusid seal tunde, isa jäi aina rohkem purju. Lõpuks otsustas ta politseisse helistada, kuid käskis seda teha oma 13-aastasel tütrel. Kui laps rääkis juhtunust, küsiti temalt esmalt, kas ta on purjus. Alles hommikul tuli politsei. Isa viidi vangi ja ema surnukuuri. Kõik lapsed paigutati lastekodusse. Kõige väiksem 8-kuune lapsed näeti üsna kiiresti ning ta kadus meie suguvõsast 35 aastaks. Ta leiti alles hiljem läbi saate sind otsides. See lugu juhtus minu emaga, kes oli tol ajal vaid 5-aastane. Tema elu vaadates näen, et vägivald ei lõppenud tema emaga. See jätkus vaimse tervise haavades, mis kandusid edasi temasse ja sealt ka minusse. Üks mees suutis tekitada kahju, mis mõjutas kogu minu teadaolevat suguvõsa aastakümneteks. Seetõttu tahan öelda, kui vähegi on julgust ja võimalust lahkuda, tuleks seda teha. Iga naine peaks lahkuma enne, kui kahju muutub suuremaks, kui ta oskab seda ette kujutada. Vanaisa istus 15 aastat, kuid sellest on ilmselgelt liiga vähe. Ma ütlen, see lugu šokeeris mind väga, sest et nagu sa täna ütlesid, et neid surmasid on Eestis nii palju. Ma arvasin tõesti, et see on nagu väga haruldane, et asi nagu surmani võib välja minna, mida ma arvan, et võib-olla väga paljud naised seal suhetes ei taha uskuda, sest et tegemist on ikkagi sa pead ju mingid tundeid tundma selle inimese vastu, sa ei taha uskuda, et ta nii kaugele läheks. Aga kahjuks läheb. Ja ma olen rääkinud võib-olla ka siin podcastis ka, et ka minul oli naaber, oli selline, et ka nagu minu naaber siis tappis enda naise ja 2 last. What? Ei, sa ei ole rääkinud ei seda? Ei. Kägistas nad ära ja siis ise läks poos ennast järgmine päev üles, et oli ka selline olukord, et lapsed tappis lapsed ka, et selline, et nagu see oli äkki 14 aastat, ei, rohkem 16-17 aastat tagasi, ma olin noor, ma olin äkki 10-11 täpselt, et oli jah, et aga pealtnäha tundus tore pere, 2 last, head töökohad, kõik oli okei. Ja siis läks nii, et see ongi, et alati kõrvalt tegelikult ei näe. Ma olin nii laps ka, ei oleks seda näha, aga jah, et nagu kui sa vaatad täiesti tavaline pere, et neid surmasi on ja see on päris hull. Jah, et aitäh sellele inimesele, et ta jagas enda pere ja suguvõse niivõrd traagilist lugu. Et raske on sinu mingisuguseid kokkuvõtteid teha, aga et üks, mida sellest loost kaasa võtta, on see, mis on tegelikult ka, kuidas ma mõtlen, selline klassikaline, et lähisuhte vägivalla muster ja need haavad kanduvad põlvest põlve. Ja see ongi see küsimus, et kuidas ometi siis ühel hetkel see põlvest põlve kandumise muster nii-öelda läbi lõigata, et need inimesed lõpuks abini jõuaksid ja abi saaksid. Ja tavaliselt lähisuhte vägivald, selle taga, et lähisuhte vägivalda on nii palju üldse maailmas ja Eesti ühiskonnas ka nähaksegi just seda põlvkondade ülest mustrit. Tihtipeale need lapsed, kes kasvavad üles vägivaldsetes kodudes, satuvad ise lihtsamini keerulistesse lähisuhetesse, kas siis ohvrina või vägivalda kasutava inimesena. Et see nii-öelda selle mustri läbilõikamine kas see on kõige keerulisem. Sellepärast, et kui sa oled selles nagu üles kasvanud, siis see on sinu nagu turvaline koht, et see tundub tavaline. Jah, et tundub tavaline või et selline, et just see nii-öelda
tervislik suhe tundub võõras ja hirmutavam. jah, siin on hästi palju erinevaid aspekte jah, et sa esiteks oledki õppinud, et vägivaldset käitumist kui sellist ka käsitletakse suuresti õpituna, et jah, on ka terve hulk diagnoose, mis võivad muuta inimese agressiivseks, aga jah, et tihti üldjuhul lähisuhte vägivalda kasutav inimene ei ole diagnoosiga, vaid see on tegelikult teadlik valik, õpitud käitumine lapsepõlvest peale, õpitud käitumine, kuidas keerulisi olukordi, pingelisi olukordi lahendada ja muud moodi ei osatagi. Aga et Eestis on olemas ka vägivaldsest käitumisest loobumise või väljumise selline tugi ohvriabis. Ja selle toe selline ka aluspõhimõte on just see, et see on vägivallaline käitumine on alati valik. Sellel hetkel on alati võimalus valida teisiti, seda valikut on ülimalt keeruline teha, kui sul puudub tugi, aga jah, et siis Eestis on terve hulk spetsialiste, nüüd ei ole liiga palju kahjuks, neid on väga vähe, aga nad on, kes siis toetavad inimest, kes on teinud selle otsuse, et ta ei soovi enam vägivaldne olla, ta tahab järgmisel korral teistmoodi valida, et see põhimõtteliselt on võimalik, aga see on väga pikk ja keeruline teekond. Sest et ma olen kirjades tähele pannud, et väga paljud naised, kes taluvad kodus seda vägivalda, toovadki vabanduseks selle, et aga tal oli nii raske lapsepõlv, et ma pean teda mõistma. Ja mina olen alati öelnud, et sa võid aru saada sellest, aga sa ei pea sellega leppima, sa ei pea võtma seda kui aamen kirikus, et tal oli raske, et sina ei pea ju oma elu sellepärast halvemaks tegema, veel hullem oma laste elu, et mingi täiskasvanud mees, eriti kui sa ütled, Eestis on olemas kohti, kuhu sa saad pöörduda, kas see on tasuta või tasuline? Jah, ohvriabis on see teenus ka tasuta, jah, et kindlasti kui arvestada nüüd statistikat ja kui palju neid inimesi, kes tegelikult seda tuge vajaksid, siis see kindlasti ressurss ei ole piisav ohvriabis, et on aga ma arvan, paljud ei pöördugi sinna. Aga jah, et see liin ei ole ilmselt niikuinii liiga hõivatud, et jah, et loodame, et Eestis on, ma ei tea, lähima 10 aasta jooksul, ma ei tea, ees seismas ka see kultuurimuutus, et muutub tavalisemaks otsida abi, kui sa tunned, et sa ei kontrolli enda viha, sul ei ole oskusi ennast reguleerida keerulistes olukordades, nii nagu normaalselt võiks, et tunne ei ole tegu ju, et suur hulk inimesi ikkagi suudab oma suurt ja vihast tunnet teost eristada, et mitte kallale minna, et ükskõik kas siis vaimselt või füüsiliselt, et seda on võimalik õppida, et tahaks, et see kultuurimuutus toimuks, et mitte ainult ohvrid ei pea ja ei saa abi otsida, vaid ka tegelikult need vägivalda toime panevad inimesed, kelle õlul ju tegelikult see vastutus on, et mõnes mõttes on ka ju, võib-olla ei olegi ju päris õige ka, et me kutsume just neid ohvreid, neid keerulisi samme tegema ja neid ülikeerulisi vägivallamustreid nii-öelda läbi lõikama, neid ülitraumeeritud inimesi, kes on niigi hädas ja samas see teine pool seda vastutust ei võta. No ma kardan, et kahjuks meie podcasti kuulavad ikkagi suuremas osas naisterahvad, nii et siinkohal ma siiski teen üleskutse, sest et mina näiteks ka ei teadnud, et selline võimalus on olemas. Kui te olete suhtes meesterahvaga või naisterahvaga, kes ei suuda enda käitumist kontrollida ja ta väidab, et ta tahaks abi ja mina muuseas arvasin ka, et ainuke viis oleks siis okei, et sa pead mingi psühholoogi juurde minema. Vaimset abi saada Eestis on pikaajaline ja kallis, aega raske saada. Nii et näete, palun, ohvriabis tuleb välja täiesti tasuta, on selline asi võimalus olemas, et kui teie mees väidab, et tal ei ole võimalik abi saada kuskilt, siis nüüd te teate, et tegelikult on. Vägivallast loobumise tugi ja tegelikult siis tasuta infoliin ja individuaalsed nõustamised ka. Aga see ei ole võluvits kõikidele nendele ohvritele, kes loodavad, et nende kallid kaaslased muutuvad, aga see on üks võimalus. Mina ütlen, et pigem, et sa lähedki sinna, aga sa siis muutud ja siis sa leiad uue kaaslase, sest et minu arust sa ei saa neid mustreid murda, kui sa oled sama inimesega. Ma kardan ka sama. Seda tõesti jah, siis liiga palju seda teemat uuritud ei ole, aga jah, et nii vähe kui on, et siis ka nagu selline siis ohvriabitöö praktiline kogemus tab välja ja siis natukene ka siis ohvritega ja vägivalda kasutavate inimestega tehtud uurimustööd, et selles samas suhtes käitumise mustri muutumine on ülikeeruline. Pigem tõesti on võimalik see,
et inimene uues suhtes peale pikka paranemisprotsessi suudab ennast Sest paremini seda ma olen küll reguleerida. kuulnud, et ala, et keegi on ühes suhtes ühtemoodi ja kui ta on järgmises suhtes, ta ei ole enam selline, et no ma ei tea, kas siis on muutunud või on vanemaks saanud, targemaks saanud, aga et täiesti erinevad kogemused võivad olla inimesel. Aga proovime võtta mõned küsimused ka, vaata, seal on erinevaid küsimusi eksperdile, et äkki nendest on... Kus need küsimused on? Okei, mul on näiteks üks ees. Okay. Kui mees pidevalt solvub ja saadab sind igas auku, aga teeb seda vaid sellepärast, et on seesmiselt katki ja joogine. Osadest teemadest ei saa ma isegi juttu alustada, kui ta juba plahvatab. Kuidas ma teda aidata saan või peaksin hoopis ennast aitama? Tema arvab, et ma ei mõista teda, aga tegelikult ju mõistan. Koos oleme olnud üle 7 aasta. Ja, nii on väga keeruline turvalises lähisuhtes olla. Ja igal inimesel võiks olla siin elus see võimalus tunda ennast turvaliselt ja vabalt ühes suhtes. Kuidas aidata? Ma arvan, et see nõuküsija ise seda inimest aidata ei saagi. See inimene peab ise tegema otsuse, et ta soovib muutuda. Antud juhul 7 aasta jooksul seda initsiatiivi mul on tunne tulnud ei ole. See on suur mõtlemise koht. Siis sellele inimesele endale ikkagi, kes kannatab sellises suhtluses, kas seda suhet jätkata. Vaata, me oleme ka öelnud seda lauset, et kui sa mõtled praegu selle oma elule praegu ja sa mõtleksid, et 5 aasta pärast sul on täpselt samasugune elu, kas sa tahaksid seda, kas sa tahaksid veel 5 aastat, kui sa tead, et mitte kunagi see mees ei muutu, kas sa tahaksid olla ikka... Ja et kui sul on see suhe, mis sul täpselt tänasel päeval on, mitte see, et mis temast võiks saada. Kui ta muutub. Ja kui ta muutub, et mitte see, et kui ta muutub, vaid kui ta on täpselt samasugune, täpselt sama päev, mis sul on 5 aasta pärast ka ja kui sa tunned, jah, see on see elu, mis ma tahan elada, perfect, aga kui see ei ole see elu, siis tegelikult on... Aga ma leidsin ka küsimused, et siin on siis küsimus eksperdile, et olen olnud kaaslasega suhtes 8 aastat. Meil on olnud häid aegu ja on ka olnud halbu aegu. Paraku praeguseks hetkel tunnen paigal seisu ja suuri pingeid ning olukordi, mis on jäänud lahendamata. Et mitte liiga teemasse laskuda, siis küsin ainult küsimuse, kuhu ma sisse panen asjad, mis on juhtunud. Kui meie suhtes on teatud muster, karjumine, VHOs asjade loopimine, löömine, teatud mõttes manipuleerimine, tuues välja asju, mis häirivad, aga samas jättes nendest rääkimata, siis kas selline muster on reaalselt muudetav või see on pigem saanud meie suhte osaks ja justkui meie suhtesse kinnitatud käitumine? Ja siin on üsna lihtne öelda, et tegemist on vägivaldse lähisuhtega. Kui see muster 8 aasta jooksul muutunud ei ole, öeldakse seda, et kui inimene käitub vägivaldselt ühe korra, siis peale seda esimest ehmatust see võib nii-öelda soodustada hoopis seda vastutuse võtmist, enesega töö tegemist ja muutuse võimalust. Aga siin on siis selline selgelt nii füüsiliselt kui vaimselt kestev terror kestnud 8 aastat. Et jällegi mõttekoht, kas on siis soov 5 aasta pärast olla samasuguses olukorras, ilmselt see inimene sellisel moel muutumus ei ole. Aga ma arvan, et siin on jälle ka oluline välja tuua see, et nendest suhetest välja tulemine, ära minemine ei ole ju üldse keeruline. Muidu meil ei oleks siin sellised numbrid nagu 7 ja 8 aastat ja nii edasi. See on ülimalt keeruline. Sellistes vägivaldsetes suhetes, selles pidevas ilmajäämise hirmus tekib väga lihtsasti sõltuvussuhe, igasugune selline toksiline sõltuvussuhe ja teame me ka seda, et isegi kui püütakse nendest vägivaldsetest suhetest siis lahkuda, siis keskmiselt siis 8 korda läheb üks ohver sellisse suhtesse tagasi. Niimoodi kõrvalseisjatena on hästi oluline minu arvates seda numbrit teada. Ma mäletan, et kui ma ohvriabisse kunagi tööle läksin suure maailma parandamise sooviga, siis minu jaoks oli see teadmine üks kõige olulisemaid ja edasiviivamaid teadmisi ka. Et see valmistab sind ette selle, et kui sa lähed appi, et sa pead olema alati valmis selleks. Muidu võib ajada närvi, et ma just tegin seda kõike sinuga läbi. Ja nüüd sa oled jälle tagasi seal. Ja siis sa tunned, et ma tean, et paljudel võib-olla tekibki see, et sa raiskad minu aega ja ma ei viitsi tegeleda, et sa ei kuula mind, et seda nii-öelda külma närvi ja endale ka andeks anda, kui sa siis lõpuks sinna tagasi lähed. Ja kui abistaja seda nii-öelda
oskab ennast häälestada sellele teadmisele, et see inimene läheb võib-olla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 korda tagasi, siis ta võib-olla oskab ka paremini timmida enda ressursse, et hästi tihti hoolivatel kaaslastel, kolleegidel, sõpradel tekib selline, kuidas ma ütlen, superkangelase refleks, seda nimetatakse nii, et sa paned käiku kõik strateegiad, kõik oma vahendid, sageli ka raha, auto, korter, mida sa pakud ja siis see päädib sellega, et inimene läheb sinna suhtesse tagasi ja siis variseb kõik kokku, aga jah, et tegelikult peaks selleks paremini valmis olema ja olema olemas nii, et see inimene julgeb sulle uuesti koputada siis, kui ta hädas on. Et see ongi jah tegelikult, et sa pead tingimusteta olema olemas, mitte see, et ainult siis, kui Ainult mulle siis sobib. lihtne. Ja see on see väga raske ja tegelikult tuleb enda piire ikkagi tunnetada jah, ka, sest et see on sõpradele ka selgeks. väga raske. Ma ise Jah. siin raamatus ka kasutasin ühe oma lugeja kirja, et kus ta kirjeldas väga täpselt, et tegelikult sõbrannana kõrvalt näha seda, kuidas su enda sõbranna saab peksa, on väga vägivaldses suhtes. See on emotsionaalselt ka teisel inimesel raske, kuigi tema ei ole see, kes peksa saab, aga ta oli ka valveseisundis kogu aeg. Mis nüüd saab, kas ta helistab, mis nüüd juhtunud on? Et Jaa, kas see ma on saan väga kõne, et raske. mu sõbranna on surnuks pekstud mingi hetk, vaata, et tegelikult see on ka ju väga hirmus ja siis sa nagu Stressirikas, tahad jah. teda aidata, aga ta ei kuula sind, et see võib olla nagu väga Ja vaata, Ja ka tavainimene ei ole ju vendetõdedena, psühholoog, et sa ei pruugi kõike osata ise, et ma saangi aru, et sul võib tekkida see viha ja hirm ja kõik need asjad. Kaassõltuvus on see sõna otseses mõttes, mis siis lähedastel ja abistajatel tekib, see pidev pomm, mis tiksub siis ja soov ka tegelikult kontrollida selle ohvri ja vägivalda kasutava inimese suhet, eriti kui sa oled sellesse väga palju investeerinud oma heasoovlikkust ja kõikvõimalikke enda ressursse. Jah, et see täiesti selline klassikaline kaassõltuvus väljendub selles. aga nagu kuna on nagu tegelikult nagu selles mõttes, et kui sa ikkagi panustad ja nagu see ongi, nagu sa pead olema olemas, aga kui see mingi hetk nagu ikkagi sind laastab, et kas on okei öelda, et ma ei saa enam sellega nagu... See on väga oluline ja et hea oleks, kui suudaks juba nagu grammikene enne, kui täiesti katki oled, seda osata iseenda jaoks sõnastada kõva häälega kas või, et ma hakkan tühjaks saama, mul ei ole seda jõudu, sest et kasu ei ole teisest katkisest inimesest ju seal kõrval on ju, et hästi oluline on nende piiride tõmbamine ja siin miks mitte tegelikult mitte, miks mitte, vaid väga oluline oleks siis ka ise otsida vaimse tervise tuge, kellegagi peegeldada kolmanda inimesega neid olukordi läbi, mitte võib-olla isegi sõbra ja sõbrannaga, sest seal tekivad sellised omad süsteemid nendes peegeldustes, jah. Ja siis mul on küll tunne, et ma kirjutasin see raamatu väga õigesti, sest mul see sõbranna läheb lõpuks psühholoogi juurde. Siin on küsimus, et kas ma kannatasin vaimse vägivallal? Hei, ma armastan teie podcasti. Aga minu mure seisneb selles, et ma olin pikalt suhtes kutiga, kes oli kuidas nüüd öelda, peast sassis. Tihti ta ärritus kõige mõttetuma asjade peale. Näiteks poest palus tuua 3 õlut, tõin 2 ja te kujuta ette, mis trall siis lahti läks. See oli õudne. Küll paukusid uksed, rusikad vastu seina ja minu suunas erinevad väljendid nagu käib ja nii edasi. Pidevalt sain riielda, et miks ma nii palju näägutan, kui palusin tal enda järel koristada. Me tülitasime pidevalt, sest kogu aeg tegin ma midagi tema silmis valesti. Kunagi ühel peol sai ta minu peale pahaseks, sest palusin tal vett juua. Ta läks jälle meeletult närvi, viskas oma telefoni sodiks vastu teed ja ilmselgelt olin mina selles süüdi ja seda ta ütles ka mulle järgmisel päeval, et mis ma kavatsen ette võtta. Minu pärast tal on see telefon katki ju. Iga kord, kui ta väljas käis, ei suutnud ma magada, sest mu sees oli meeletu ärevus. Ma kartsin kogu aeg, et ta petab mind. Leidsin ta telefonis palju erinevaid tekste teiste naistega, küll olin mina alati süüdi, et mina kellegi teise tähelepanu otsisin. Neid asju oli veel, aga ma tunnen, et see oli minusse nii sügava jälle jätnud, et mis siis, kui probleem ongi minus ja tegelikult mina reageerisingi üle, kas ma olen sellist kohtlemist väärt. Sa ei ole sellist kohtlemist väärt. Keegi ei ole. Mitte keegi ei ole sellist kohtlemist väärt. Ja kui keegi enda telefoni katki viskab, siis see on tema enda. Mulle tundub, vaata see kirja stiili järgi, mulle tundub, et tegemist on noorema inimesega ja mulle tundub enda kogemusest, et vaata, kui sa noorena satud siukse suhte otsa ja veel hullem, kui sa juhtub su esimene suhe olema, et sa ei teagi muud reaalsust, siis need mehed suudavad väga hästi sind ära rääkida, et
nii ongi okei. Probleemi ju ei ole, Mhm. sest nagu sa ütlesid ka, et vaata hästi paljud inimesed arvavad, et vägivaldses suhtes olemine tähendab, et ma olen rusikaga otse näkku saanud ja kui ma seda ei ole, siis äkki ma tõesti näägutan ja äkki ma tõesti teen ühte, teist ja kolmandat. Et nagu ma ise ütlesin, mina olen olnud vaimselt vägivaldses suhtes, millest ma sain aru alles way peale seda, kui see oli läbi saanud, sest ma mäletan, ma olin vist kuskil intervjuud andmas ja siis keegi ütles mulle, et aga sa olid ju vägivaldses suhtes ja minu esimene reaktsioon oli ei, et see tundus mulle nagu kuidagi solvav isegi, et miks sa mulle ütled niimoodi, et ma olen adekvaatne inimene, ma olen powerful girl boss on ju, see tuleb mulle ütlema, et ma olen vägivaldses suhtes, et ma ei saanud peksa. Alles pärast hakkasin mõtlema, et kui keegi tegelikult ütleb sulle kogu aeg, et ma olen nagu nii ainuke, kes tahaks koos olla ja oh my god, vaata, milline sa oled ja kas sa seda kannadki, et kõik need asjad on vaimne vägivald. Muidugi. Ja veel kord, et vaimne vägivald ei ole kuidagi vähem väärne kui füüsiline vägivald. Tihtipeale seda kogenud inimesed tegelikult võrdsustavad selle täieliku terroriga ja vaimse vägivalla tagajärjed võivad olla väga-väga laastavad. Tõesti, inimene hääbub täielikult, kuni otsustab siit elust lahkuda. Või siis muutub selles mõttes ka invaliidiks on ju, ja pikaaegse vaimse vägivalla tulemusena tekivad füüsilised hädad, haigused, häired ja nii edasi, et see on väga keeruline vägivallaliik ja seda on kohutavalt palju ja mis on võib-olla siin probleemkoht, et vaimset vägivalda menetleda just täpselt. Jah, ma just mõtlesin, et tõestada seda on keeruline. Seda on tõestada väga keeruline. Sest et sinikat sa saad fikseerida. Ja samamoodi on seksuaalvägivalda ülimalt keeruline tõendada. Aga jah, et sa tõid ka välja, et see on ilmselt noorema inimese kiri, mina ei pruugiks nii vaata, me loeme nii palju kirju, et ma saan natukene kirjastiilist võib-olla mulle, see on minu eeldus lihtsalt, ma eeldan seda. Aga see või see seksuaalvägivald on ka sellest, see on ka üks asi, mis paljud ei saa aru, et see, et sa kellegagi suhtes oled, ei tähenda kohe, et sul on tal on kogu aeg õigus sinuga seksida. Jaa, sest et vaata kirjades on ju osad naisedki öelnud, et aga ma ei öelnud tegelikult ei. Aga ma mõtlen just suhetes. Jah, aga mis siis, aga ma ei öelnud ei, aga ta teadis tegelikult, et ma ei taha. Mäletad, vaata üks naine kirjutas, et ta nuttis ja mees lihtsalt ei lõpetanud, aga ta ütles, aga sa ju ei öelnud ei. Jah, ja sa oled mu naine ja et see on nagu... Jah, et see ongi see printsiip, mis on siis jällegi meie kultuuriruumis kuidagi normaliseeritud, et vaikimine on nõusolek. Täna me teame inimeste lihtsalt kogemustest, et vaikimine ei ole nõusolek, nõusolekuta vahekorras olemine võib jätta terveks eluks, ühest korrast piisab, nii et see jätab sulle laastava jälje terveks eluks, sa ei usalda enam inimesi lähisuhetes, sul on keeruline astuda järgmistesse füüsilistesse kontaktidesse, sa tõid Kristina välja nii olulise aspekti, tõesti Eestis on uskumatult palju neid inimesi, kes arvavad, et kui nad on kord õnnepalees jah öelnud, siis see tähendab seda, et muu hulgas nad peavad oma kehaga olemas olema igal mõeldaval viisil, oma kaaslase jaoks, ma ei tea, abielusisene seksuaalne väärkohtlemine on väga tavaline, selle puhul ei otsita, ei juleta, ei osata abi otsida, arvatakse, et nii peabki olema. Et seda on kohutavalt palju, aga nii ei tohi ja ei pea olema ja ma nii väga loodan, et see muutus siin ees seisab seoses selle sama nõusoleku seadusega. Jällegi seadus ei muuda elu kohe, et selle seaduse ümber on nii palju muud, selle seaduse ümber oleme meie kõik inimestena, kes siis peavad tegelikult hakkama seda päris elu muutma. Ise, ma ei tea, vanematena, influenceritena, mida iganes seda siis mina juba helistan vägistajatele ja sõiman neid. Mallu juba ikka normilt. Ja, aga ma ise mõtlen näiteks, oleks ise kärgema ühele varateismelisele ja väikese poja ema, et üks asi on see, et sa helistad vägistajale, teine asi on see, kuidas sa kasvatad enda lapsi, kuidas sa kasvatad neid nende nõusoleku põhiste põhimõtetega, et iga kord, kui sa kellelegi tahad kalli teha või kellelegi pai teha, et siis tegelikult on ju olemas, ma ei tea, alates sõime laste tasandist need
sellised hariduslikud, hoolivad, eakohased, ma ei tea, laused, sõnad, õpetussõnad, mis annavad talle terveks eluks kaasa selle teadmise, mis aitavad tal nagu Ei ja enda nei. ei, te ei olegi vaja, vaid sa pead ütlema jah, selleks, et teine võiks üldse sind puudutada. Sa küsid tema käest, kas ma võin sind kallistada ja kui teine ütleb, et ma ei soovi, et sa mind kallistad, siis sa ei kallista sellel hetkel, isegi kui sa nii väga tahaksid ja sa tahaksid oma armastust temaga jagada. Et ei suuda enamik inimesi kunagi öelda kahjuks, eriti kui me räägime seksuaalvägivallast, siis 70% inimestest ütlevad, et sellel hetkel tarduvad. Ja siin ei ole vahet, kas sa oled haritud, powerful, rikas, vaene, edukas. Mina kuulsin põhjust, et miks inimesed pidid tarduma ja mitte midagi tegema. Ma ei tea, eks sa siis ütle, kas see vastab tõele. Et inimene psühholoogiliselt, kui ta saab aru, et see, mis nüüd praegu toimub, on vale, ma olen juba võib-olla väljendanud mingil viisil, et ma ei soovi seda, et sa tead tegelikult, et see teine inimene teab. Siis kui ma hakkan nüüd rabelema, siis ma pean leppima praegu selle faktiga, et mind vägistatakse. Kui ma ei ütle mitte midagi ja ma ei tee mitte midagi, siis ma saan endale võib-olla, see on nagu enese kaitsmise viis, et siis ma saan endale võib-olla öelda, et tegelikult äkki ta ei saanud aru, sest et kui ma juba rabelen ja ta mind kinni hoiab, siis ma pean endale teadvustama, et minu lähedane inimene on mulle midagi sellist teinud. Et see on enese kaitserefleks, nii et kui keegi mõtleb, et aga ma olengi süüdi, ma ei öelnud mitte midagi, ma ei teinud mitte midagi, siis see ei ole inimese teadlik valik, see toimub vist kuidagi see on jah selline instinktiivne siis reaktsioon, selline ürgne reaktsioon lausa, siuke keha reageerimine siis eluohtlikule olukorrale, et see on, kirjeldasid seda õigesti ja see on just jällegi täpselt sellepärast see nõusoleku seadus on ka täna siis päevakorral, et inimene ei ole tegelikult võimeline ei ütlema sellel olukorral ja nendest olukordadest pole võimalik ju niikuinii ka väga kergesti pääseda, tihtipeale viibitakse kahekesi kuskil, kust põgenemine ei ole võimalik ja nüüd jällegi see muutus seaduses, kus mõlemad osapooled peavad olema veendunud, et nad soovivad seda ja sealhulgas läbivalt selle vahekorra ajal, sest tegelikult võib ju muutuda see, mida sa ei soovi enam, et kui ma alguses ütlen jah, ei tähenda seda, et ma olen valmis absoluutselt kõigeks, mis minuga tehakse, see ei ole nii, et see on üks hästi oluline muutus ja see on nagu üks asi on siis jällegi, ma nüüd kordan ennast, on see seadus, aga teine asi on see, kuidas me hakkame seda siis õpetama juba alates lasteaiast peale, et sa veendud. Ja sellega mul on hea nii-öelda laste vanematele võib-olla, et kuidas õpetada lapsele enda keha üle nii-öelda kontrolli tundmist, et tema otsustab, on see, et sa ei sunni teda mingit onusi ja tädisi kallistama, et kui laps, ma tean, et kuidagi kui mina noorem olin. Mina anna kalli umbes. Ja mina kallist teda ja et ma ei taha seda, ei, et on su sugulane või et on tu tädi või vanaema, et sa ei sunni oma last nagu tegema oma kehaga midagi, mis ta ei taha, et lihtsalt, et see on viisakas, et kui ta oma siis sugulasi kallistab, et tal on õigus oma nii-öelda keha siis nii-öelda üle kontrolli tunda, et ta kallistab, keda ta tahab, ta nii-öelda katsub, keda ta tahab, et see lähikontakt on tema enda otsustada. Ja mina olen ise kodus öelnud sükest asja, et vaata vanasti, ma ei tea, kas enam seda öeldakse, aga vanasti öeldi, et kui ta sind kiusab, et siis sa meeldid talle. Ei, et see minu jaoks ei meegi üldse sensi, pärast kasvadki alateadlikult selle teadmisega. Et kes sa halvasti käituvad sinuga. Ju siis see on okei, sest et see tähendab, et kuskil seal on mingi meeldimine. Absoluutselt ei nõustu sellega. Jaa. Kas võtame veel mingit paar küsimust kirja? Nii, mul on siin üks küsimus, mille vastust ma võin kohe öelda. Kas hammustamine on lähisuhte vägivald? Jaa. Obviously. Kui keegi teeb sulle kehale liiga, siis see on. Olen kaua mõelnud, et kas mu eelmine suhe oli siis vägivaldne või ei. 100% vaimne vägivald oli, aga kunagi ta mind ei löönud või ei peksnud. Küll aga oli tal huvitav komme, et hoidis minust kõvasti kinni ja hammustas. 27-aastane mees. Isegi kui ma karjusin, et lõpetaks ära, sest valus on hammustas ta mind edasi. Ikka ja jälle, kuni käed olid nii sinikaid täis, et tööl ei saanud kanda lühikeste varrukatega särke teiste ees, sest piinlik oli. Minu küsimus on, kuidas sul üldse saab küsimus tekkida, sest kas on vahet, kas inimene tekitab sulle sinika hammustamisega või sellega, et ta annab sulle rusikaga, et ta teeb sulle haiget ju nii ehk
jah, aga selles mõttes, kui see küsimus on, siis järelikult inimesed Jah, vajavad selle absoluutselt. sõnastamist ja tagasisidestamist, et neid kirju kuulates mulle tundub, et tegelikult inimestel on endal need vastused juba olemas, mida Muidu. nad Sellest küsivad. tahad kinnitust Jah, saada, aga et jah, tõesti- et Aga vaata, võib-olla tekibki see, et okei, et kujutad ette, ma lähen kellelegi ütlema, et et tead, et ma sain peksa eile, on ju, et väga kurb. Aga kuidagi imelik oleks mind, et tead, mind hammustati mees eile. hoidis kinni, Jah, hammustas. mees hammustas mind, et see tunduks nagu võib-olla, tundub äkki endale nii tobe, issand, äkki see ongi selle mehe kaval plaan. Ta teab, et see tundub nagu natukene low-key imelik, et sa ei läheks nagu rääkima sellest kellelegi. Ja aga millegipärast jah, tõesti ikkagi mingisuguseid füüsilise vägivalla elemente inimesed ei pea vägivallaks, et see hammustamine võib olla selline küsimusi tekitav, kuigi üheselt mõistetavad, see on vägivald, aga jällegi ohvriabitööst ma mäletan, et millegipärast inimesed kägistamine tundus neile segadust tekitav, et kas seda võib pidada füüsiliseks See vägivallaks. pidi kõige hullem olema. jah, sest et kui siin kägistatakse, on kõige suurem See on võimalus, et sa eluohtlik ära sured. ja muuhulgas tekitab siis inimestes segadust see, kui vägivalda kasutav inimene terroriseerib siis ohvri jaoks lähedaste näiteks teiste inimeste või koduloomade, mis on ka hästi tavaline, tekitades siis puudutamata ise otsagagi seda inimest ennast, aga siis, ma ei tea, piinates koduloomi ja nii edasi, et see ka tekitab väga suurt segadust inimestest, et kas see on vägivald või lähisuhtevägivald või mitte, aga jah, see on. Siin on veel üks küsimus. Mõtlesin, et jagan teiega oma muret, kuna annate kogu aeg väga head nõu oma kirjutajatele. Vabandan juba ette, et kiri tuleb pikk. Nimelt minu elukaaslasel on väga ebameeldiv hobi või komme minuga vahekorras olla minu une pealt. Kuna olen väga sügava unega, eriti kui olen väga väsinud, siis plahvatagu või pomm, mina ikka midagi ei kuule ja keeran rahulikult teist külge ja unelen edasi oma magusates unenägudes. Ehk on ka nii, et kui mu elukaaslane mind une pealt võtab, ei ärka ma mõnikord ka üles. Mingi aeg ta siis tunnistas mulle üles, et ta nii teeb. Jah, ta on seda mitu korda teinud. Ma sain suhteliselt suure šoki ja palusin seda mitte kunagi enam korrata, kuna tunnen ennast väga ebamugalt sellepärast, nagu mind oleks vägistatud. Ta ju ei küsi unes minult, et kas ma soovin või ei, ja ta lubas, et rohkem nii ta ei tee. Üks öö ärkasin ma millegi peale üles ja mis ma avastasin, ta oli oma lemmiktegevuse juures tagasi. Ma ei julgenud ennast liigutada ja reageerida, kuna kartsin tema reaktsiooni, seega teesklesin, et magan edasi. Ma pole julgenud temaga ka sellest korrast rääkida, lihtsalt loodan, et ta seda rohkem teinud pole. Minu ärkvel olles saab ta piisavalt, kord päevas, nii et selles ka asi olla ei saa. Öelge palun teie mulle, kas see läheb vägistamise alla ja kas ma peaksin temaga suhte ära lõpetama või näen lihtsalt tonti seal, kus seda pole ja see on täiesti normaalne tegevus. Armastan teid väga. No ei, see ei ole normaalne tegevus ja jah, sa peaksid selle suhte lõpetama. Ja vaata, see ongi see, kus inimesed ei saa aru, või inimesed on, praegu küsib meie käest, et kas see on vägistamine, sest ma olen taga suhtes ja ta teeb seda, aga tegelikult sa magasid ja see on vägistamine kohe kindlasti. See on kindlasti seksuaalne väärkohtlemine ja vägistamine ja jällegi see inimene on selle tunde ju siin väga ilusti ära sõnastanud, et see on nagu vägistamine. See on vägistamine nõusoleku vastaselt isegi, see inimene on sõnastanud, et ta ei soovi seda. Aga siinkohal oleks siis, ma arvan, teie saatest ja minu kohalolust ei piisa nendele suurtele küsimustele vastamisest, et hästi oluline oleks üle korrata kõik need abivõimalused, mis inimestel on. Eestis otsib nii vähe inimesi abi. Me paneme selle episoodi alla, ma panen kõik need lingid ja asjad ja numbrid ja värgid, mis mul on olemas, sa võid sinna ise siis omalt poolt ka lisada. Võib-olla mõnel juhul ka, et näiteks Eestis on olemas seksuaalvägivalla kriisikeskused. Eestis on väga palju naisi ja kahjuks ka mehed jõuavad veel väga erinevatel siis põhjustel seksuaalvägivalla puhul abini, mis on avatud ööpäevaringselt. Sinna võib pöörduda ka siis, kui see vägivallajuhtum on aset teinud ammu, siis on kas näiteks sihukese küsimusega võiks ka sinna pöörduda? Jah, võib küll, aga siin on ka väga akuutne probleem tegelikult, ma saan aru, et see juhtub ka kohe, aga jah, need vägivalla kriisikeskused on ööpäevaringselt haiglate juures avatud, internetist leiab need ilusti üles, ka Tallinnas on need olemas, kui on aset leidnud siis vägistamine, siis seal viiakse siis hästi tundlikult ja hoolivalt selleks ettevalmistatud arstide poolt läbi kõik
toimingud, mis on vajalikud selleks, et seda vägivalda kogenud inimest edaspidi kaitsta, et seda väga keeruliselt tõendavat vägivalda siis menetleda ka kohtus, et seal on siis võimalus võtta kõik asitõendid, mida saab kohtus kasutada, DNA, HIV-i vastane vaktsiin, psühholoogiline tugi, läbivaatus, et kõik see. Ma lihtsalt kardan, et näiteks antud kirja puhul võib-olla see inimene mõtleb, et aga mis ma pöördun sinna, et et mul ei ole ju mingid, ma ei tea, peksmisjälgi või mis iganes on ju, et kas niisugust asja on võimalik siis ka ikkagi ikka on, tõendada kuidagi. Ikka on, jah. Ta ei ole oma nõusolekut andnud, ta saab anda kõik need muud tõendid oma kehalt, mis kinnitavad selle vahekorra nii-öelda toimumist ja nii edasi. Aga kas seal ei teki siis natuke nagu sõna vastu või? Seksuaalvägivalla tõendamine on alati sõna vastu, aga siin on siis võimalik juurde luua veel ka see tõendite baas ikkagi, aga et jah, jällegi ma ütlen, et tihtipeale lähisuhtevägivalla, seksuaalvägivalla tõendamine on ülikeeruline, aga inimest on võimalik aidata ka muul moel, kui ainult see tempel seal menetluspaberil, et see on ainult üks võimalus lähisuhtevägivalla olukorda lahendada. Ma julgeks uskuda, et kõik see eelnev psühholoogiline tugi Eestis on riigi poolt tugi kõikidele inimestele, tasuta psühholoogiline tugi teatud summade ulatuses, kes on kogenud seksuaalvägivalda ka siis, kui see juhtus kaua aega tagasi. Kõik sellised abid on võib-olla oluliselt olulisemad kui see menetlustempel, seda ülikeeruliselt menetletava kuriteo puhul. Okei. No me peame kahjuks praegu oma otsad kokku lõpetama, aga ma tahtsin sulle ka teada anda, et ma tegelikult, kui ma selle raamatu välja andsin, siis ma otsustasin, et ma iga raamatu pealt annetan kuskil MTÜ-le ja ma otsustasin, ma annetan siis selle president Kaljulaidi fondile, et ma kui tore. Siis teie ilmselt teate targemad inimesed, mida selle rahaga teha ja kuidas aidata siis lähisuhtevägivalla ohvreid. Wow. See on väga äge, väga liigutav. President Kaljulaid saatis teile ka paar. Ma ei teadnud seda ette, aga igal juhul, et siin on kaks väga suure ja sügava sõnumiga pusa, väga õigetel eesmärkidel. Üks siis pusa, mis kannab nime Armastus on vaba ja seda ta olema peaks. Ja teine on siis punane pill, mida mina ise kannan ka. See on üks konto, mille te võite üles leida ka, et tegeleb siis manosfääriga ja mürgiste mehelikustega, mis on ka moes praegu. Ja seal on veel ka üks päris huvitav raamat nähtamatute sinikatega ja selle on kirjutanud Rachel Schneider, kes president Kaljulaidi kutsel käis eelmisel aastal ka Eestis, ta on uuriv ajakirjanik ja muuhulgas kirjutanud ka siis New Yorkerile ja New York Timesile lähisuhtevägivalla juhtumitest. Aitäh! No väga vahva, siis ma annan vastu. President Kaljulaidile. Annan siis vastu ühe raamatu sulle ja teise võid anda siis presidendile. Äkki ta loeb ka läbi. Oleks tore, nii et suur aitäh, et sa tulid. Tõesti suur aitäh, loodan, et kuulajatel oli natuke mõtlemisainet siin ja kuna tõesti meil neid kirju on nii palju tulnud, siis eks me mõndades hooaegades episoodides jälle aeg-ajalt mõne loeme ette ja nagu ma ütlen, lihtsalt teadki, et kui te olete sellises olukorras, te ei ole üksi, te ei ole ainukesed ja alati on kuskil mingisugune abivõimalus olemas. Ja mitte alati kuskil, vaid palun helistage ohvriabi kriisitelefonile 116 006, helistage politseisse. Kõik need kõned võivad saada ükskõik kas hilisemas menetlusprotsessis väga olulisteks märkideks või siis lihtsalt ainult sellepärast, et te ise saate sealt abi. Naiste tugikeskused kõikides Eesti maakondades, lasteabi telefon 116 111, igal Eesti inimesel on kohustus lausa teada anda, seda saab teha ka anonüümselt, kui ta muretseb sellepärast, et mõni laps on hädas näiteks selle
tõttu, et ta kasvab üles peres, kus üks vanem on teise suhtes vägivaldne, et Kindlasti neid sellest abivõimalusi ante on teada. hästi palju. Just. Aitäh ja ma loodan, et siis kes tundis siit ennast mingist kirjast ära, otsib nüüd Või abi enda ja tuttavat. täpselt ja all on siis kõik, video all on kõik info olemas. Aitäh teile! Tšau! Ja tähega.